Mis toimub? Mulle meeldib ta. Mulle meeldivad tema omad. Nüüd jääge kõik rahulikuks, sest see on tegelikult õppus. Me oleme siin Iisraeli keskosas asuvas Ben Shemeni metsas ja oleme siin koos United Hatzalaga. See on suurim vabatahtlike organisatsioon Iisraelis ja need on esmareageerijad. Nad reageerivad iga päev enam kui 2000 väljakutsele, pakkudes hädaabi neile, kes seda vajavad. United Hatzala on sel suvel teinud midagi erilist. Nad korraldavad treeninglaagrid, suvelaagrid USA teismelistele, kes on siin, et õppida hädaolukordadele reageerimist. Nad õpivad elustamist, nad õpivad, kuidas kasutada defibrillaatorit. Täna osaleme United Hatzalahi korraldatud massiivsel lavastatud terrorirünnakul, et näha, mida need lapsed on suve jooksul õppinud, et nad saaksid need oskused endaga koju kaasa võtta. See on koolituse äärmiselt oluline osa, kus nad õpivad klassis eri tüüpi hädaolukordade ja traumade kohta. Nüüd panevad nad õpitu praktikasse. Täna õhtul toimub masskannatanutega olukorraõppuse simulatsioon, nagu näete, kus nad õpivad patsientide triaaži tegema, kuidas patsiente sorteerida, teostama esmast ravi, sorteerima ja viima patsiendid ravialale, tagades, et raskemalt igastatud saavad esimesena abi ja transporditakse esimesena. Ja kuidas neil läheb? Siiani läheb neil suurepäraselt, kõik on seni hästi. Nii et sina oled üks juhendajatest. Kui oluline see on, et need lapsed neid oskusi õpivad? Ma arvan, et on ülioluline, et igaüks, ükskõik kus maailmas, oskaks olla esmareageerija ja elusid päästa. Ja siin Iisraelis peame me seda tegema veelgi rohkem. Ja see õppus loob kujuteldava päris olukorra, millega me võime kokku puutuda. Ja ma arvan, et need inimesed võivad olla järgmised esmareageerijad, kes aitavad ja päästavad elusid. Kuidas sa end praegu tunned seda tehes? Sa oled kogu selle teadmise suvel omandanud ja mis tunne on seda nüüd päriselt rakendada? Ma arvan, et see on imeline tunne. Ma muudan päriselt midagi. See on praktiline kogemus, mida teismelised tavaliselt ei saa. Ja sa tunned, et see päriselt aitab, et kõik, mida oled õppinud, nüüd sa tead, mida teha. Jah, ma arvan, et saan tagasi Ameerikasse minna heade oskustega ja saan neid kasutada oma kogukonnas hädaolukorras. Pärast 60 tundi intensiivset klassiruumi õpet lähevad need lapsed päris kiirabiautodega Iisraeli teedele, reageerides hädaolukordadele ja aidates elusi päästa. Programmis teeme koostööd United Hatzalahiga, suurepäraste partneritega, kus noored saavad tõeliselt süveneda sellesse, mida tähendab olla Iisraelis esmareageerija. Kas nad saavad ka reisida ja ringi vaadata? Absoluutselt, kuid see on kogemus, kus nad veedavad programmi esimesed 10 päeva, saades sertifikaadi elustamises, esmaabis ja verejooksu peatamises. Ja kui nad reisivad ja ringi vaatavad, saavad nad tegelikult võimaluse vabatahtlikuna kiirabiga kaasa sõita ja vahetustes osaleda. Palju teismelised, kes otsustasid selles programmis osaleda, on huvitatud meditsiinivaldkonda minemisest. Nad on selle programmi spetsiaalselt valinud, et näha, kas on tõesti midagi, mis teid huvitab, või lihtsalt selleks, et proovida seda valdkonda või alustada oma veekonda. Nii et ma näen kindlasti palju tulevasi arste, kirurge, arste, assistente ja igasuguseid imelisi meditsiiniprofessionaale. Ma sain just sõnumi ühelt eelmise aasta lapsevanemalt. Ta on laagrikasvataja ühes New Yorgi laagris ja neil ei ole ühtegi medõde. Üks õpilane hakkas arbuusi tükiga lämbuma ja ta tegi Heimlichi võtte ning päästis tema elu. Just seda need lapsed teevadki. Nad lähevad tagasi ja muudavad maailma. See on uskumatu. See oli ausalt öeldes nii elumuutev. See oli imeline. Iga kogemus, mis mul seal oli, muutis mu mõtlemist täielikult. Nüüdseks juba 10. aastat toimuv suvelaager on inspireerinud uut põlvkonda päästjaid ja korraldajad loodavad, et see on alles algus. Ma alati arvan, et see ei saa paremaks minna, aga kuidagi igal aastal läheb see veel paremaks, veel uskumatumaks, veel silmapaistvamaks. Ja me otsime alati võimalusi kasvada, saada suuremaks ja tugevamaks. Ja ma usun, et just selles suunas me liigume. Ja ma olen kindel, et te kõik jätkate uskumatute asjade tegemist. See on alles selle teekonna algus.